Täna räägin sellest, kuidas ja kus saab ennast suguhaiguste suhtes testida ja miks see on oluline. Tere sõbrad! Ma arvan, et kõigile on tuttav kurvastav statistika HIV esinemissageduse kohta Eestis. Lisaks HIV-le on Eestis veel üks epideemia, klamüdioos. Vaadake ise statistikat. Peaaegu 700 uut juhtumit eelmisel aastal ja peaaegu 400 juhtumit viimase 6 kuu jooksul. Ja ärge unustage süüfilist, eelmisel aastal 30 ja sel aastal 19 juhtumit. Muidugi gonorröa ei anna alla. Tuletan meelde, et see võib jääda diagnoosimata kuni 80% naistest ja 10% meestest, kuna see võib kulgeda ilma sümptomitata. 80 juhtu üle eelmisel aastal, 22 juhtu eelmisel aastal, alates selle aasta algusest juba 17 juhtumit. Suguhaiguste klassikalised sümptomid on eritis või voolus suguteedest ja ureetrast, valu alakõhus, munandites või põletustunne ureetras urineerimisel, harvem kubeme lümfisõlmede suurenemine, palavik, üldine nõrgus, ööne higistamine, peavalud. Kuna lisaks tubeseksile tegelevad inimesed ka oraal- ja anaalseksiga, näiteks võivad klamüüdia ja gonorröa põhjustada farüngiiti, kurguvalu ja põletikku või proktiiti, pärasoole põletikku. Tuleb pidada meeles, et tegemist on väga nakkavate infektsioonidega. Jämedalt öeldes võib sagedane või krooniline kurguvalu olla kroonilise gonorröa ainukeseks sümptomiks. Suguhaiguste tüsistusteks võivad olla kroonilised suguelundite, soole ja kurgupõletikud, viljatus, immuunsuse nõrgenemine, krooniline väsimussündroom. Mida teha? Nakatumist on raske vältida isegi kondoomi kasutamisel. Suguhaigustesse võib nakatuda sisuliselt ilma seksita. Näiteks süüfilist ja gonorrööd võib saada isegi suudlemisel. Loomulikult võib klassikalisele seksile eelneda suuseks või mõni huvitav veelmäng, mille käigus võib kokku puutuda loomulike suguelundite eritistega, mis suurendab samuti nakatumise riski. Sa ju ei pese ega desinfitseeri käsi ega loputa suud antiseptikumiga iga 5 minuti tagant. On ainult üks väljapääs, monogaamsed suhted ja juhuseksi vältimine. Mida teha, kui kahtlustate endal suguhaigust või soovite lihtsalt veenduda, et kõik on korras? Tuleb teha testi suguhaigustele. Selleks on mitu võimalust, tasulist ja tasuta. Eestis ei kannata suguhaiguste testimise kättesaadavus üldse kriitikat. See seletab osaliselt ka nii väikest registreeritud haigusjuhtumite arvu, võrreldes näiteks Skandinaavia riikidega. Inimesed lihtsalt ei pääse testimisele. Paljud perearstid vana harjumuse järgi teevad tasuta ainult HIV-testi ja teiste suguhaiguste testimise eest võetakse patsiendilt raha, arvates, et haigekassa nende testide eest ei maksa, kuigi see nii ei ole. Või siis suunavad neid dermatoveneroloogi, uroloogi, androloogi, günekoloogi juurde, siis vaene patsient võib mitu kuud järjekorras oodata. Loetlen kohad, kus saab ennast testida tasuta suguhaiguste suhtes. Perearst. Suguhaiguste testid ei ole odavad, maksavad keskmiselt kuni 140 €, nii et mõnikord võib perearst viisakalt keelduda testimast ja soovitada minna teise kohta, kui näiteks aasta lõpus pole tal enam piisavalt raha uuringuteks. Seksuaaltervise kliinikud. Nendes kliinikutes on vanusepiirang. Alla 27-aastaseid mehi ja naisi testitakse tasuta. Dermatoveneroloogid ehk nahaarstid üle Eesti. Haiglate kontaktid leiab haigekassa kodulehelt. Perearsti saatekirja sinna ei ole vaja. Tartu Ülikooli kliinik, kus võtab vastu dermatoveneroloogia õde, kes ise suunab vajadusel testidele. Synlab labor pakub tasuta HIV, B ja C hepatiidi testimist üle Eesti. Tasuta HIV ja hepatiidi teste saab teha Tallinna nakkushaiglas, samuti pea kõigis maakonna haiglates, näiteks Ida-Viru ja Rakvere haiglas. Paljudes haiglate ja erakliinikute laborites on ka võimalusi tasuliseks testimiseks suguhaiguste suhtes. Pidage silmas, et kurgulimaskestel võib gonorrööd avastada igal 16. seksuaalselt aktiivsel inimesel. Nii, sõbrad, nüüd teate, mida teha. Kuidas käituda pärast kahtlast või kaitsmata vahekorda, seda saab teada minu järgmisest videost. Aitäh, sõbrad, et vaatasite. Nüüd on aeg laiki panna. Nii näevad seda videot ka teised.